ahoi kotkad, mis toimub siis? Näed, Bella läheb juba jää peale. Äkki saame meie ka minna varsti. Üli läbipaistev on küll. Mul jäi veel sump ka siia tegelikult siis ühe särjega. Aga no vaatame. Tundub, et see kannab. Jaa, ei no kassi kannab. Aga proovime kohe aeruga, kui tugev on. Näe, võta see ära see hoia. Ma toon aeru siia. Et kui tugev on, ei tea veel. Ei, see palju ei ole. See inimest veel ei kanna. Et jah, inimest veel ei kanna. Aga siin täna on veel külm ja täna öösel on veel külm ja siis läheb juba jälle sulaks. Ehk siis raske öelda. Aga ta vist homme ka ei kanna, jah, ei siia peale veel. Enne ei julge minna, kui sellega läbi ei löö. Et jah, mis ta siin võib olla praegu seapaksus? Siuke 2 sentimeetrit tundub. Jah. Saan sinna poole ka lüüa. Jah, siuke 2, võib-olla rohkem sentimeetrit natuke isegi. Aga põhimõtteliselt, mis siis toimub täna? Me läheme nüüd baaslaagrisse. Kairitil on mingisugune toiduidee jälle, mida teha. Et ja minul jäi ju pooleli seal see. Mis meil pooleli jäi? Laua ehitus jäi pooleli. Et materjal sai ju sinna mingisugune bruss. Ja nüüd on vaja siis teha see laud ära, läheb kohe pimedaks, aga siin oli natukene jälle arvutis asjade liigutamist ja e-poega on veninud, sellepärast, et seal on maksesüsteemiga mingisugune error ja praegu on nädalavahetus. Ehk siis Montonio inimestega ma saan suhelda alles esmaspäeval. Muidu oleks saan nädalavahetusel juba poe avalikuks teha, et need, kes selle poe on leidnud juba oma meetodeid pidi, ärge tehke neid ostusid veel. Sellepärast, et maksta ei saa. Te panete lihtsalt asjad ostukorvi, aga maksta ei saa. Ennem kui siis Montonia mehed juhendavad mind, kuidas see asi ära fiksida ja ma annan teile kohe kindlasti teada kohe, kui pood töötab. Ärge muretsege kõiki kanaleid pidi. Et nii YouTube'is kui Facebookis, et kohe annan teada, kui kõik töötab ja siis tulevad konkreetsed lingid ka juba Perega looduses lehele, lingid ja kõik asjad tulevad. Lihtsalt hetkel on mingid tõrked, et kuna ma ei ole ise IT-mees ja mina oma arust nagu kõik tegin nagu vaja, siis seda võib-olla ei olegi minu viga, ongi mingisugune süke error lihtsalt, millest mina jagu ei saa, aga sellega Montonio see kliendi tugi tegeleb homme. Jah, aga ega midagi, ootame Kairit ära ja lähme siis kogu seltskonnaga loomadega koos sinna baaslaagri. Nii, oleme siin. Teeme nüüd lõkkematerjali, valmistame ette kiiresti. Mina hakkan tegelema siis sellega siin. Et tegelikult ma ei teagi, mis sa arvad, kas me teeme hästi laia laua või teemegi selle laua laiuse, mis see siin on. Sest see on tegelikult päris lai laud. Siin lõikuda ja teha piisab küll, me saame teha siin peal kõiki asju. See ei pea paksult täis asju olema. Siin saan mina lõigata, siin saan ma ei tea, veel süüa teha ja siin mahub sul üllekann. Me nii pikalt ei pane, aga noh, et siia saaks hästi niimoodi kinnitada selle. Siia vahele ma mõtlen. Siit niimoodi selle ühese laua. Ei peagi 2 olema, ma arvan. Et täitsa piisab, aga selge. Ja siis need roikad jäävad siin ette, need tuleb saagida ja siis saab kas sealt poolt või siit poolt, mõlemalt poolt nagu toimetada. Okei, aga tegutseme. Nii, aga kuna võimalus on, siis ma võtsin kaasa hoopis selle ketika, et miks mitte siin laagriplatsil teha ka niimoodi, kõik ei pea olema nii hästi primitiivselt Puskroff stiilis. Et tõmbame selle esimese puu siit maha niimoodi. Selle kõrguse pealt, mis Kairit arvas, et tal toidu tegemiseks hea on. Nii. Jah, meie totuloom tahab ju igale poole, aga ette joosta kogu aeg. Nii, nüüd see õllekannu hoidja tuleb siit ära. Võib-olla läheb see teise kohta isegi. Vaat nii. Ja nüüd on siis selline asi, et moodsad värgid jälle. Nii. Nii, teeme märgi alla. Ops. Ja
saime selle ka ära. Hops. Ja võtab ülejäänud roikad ka siit eest ära. Siin on veel igasuguseid junne jalus. Läks natuke liivaseks, aga noh, see ongi mul metsakett. Siin plaan muutus jälle käigu pealt. Mudimise käigus siin paigutad ja vaatad ja teed siin okste vahel tekib hoopis paremaid mõtteid. Et algul me mõtlesime, et me paneme ainult siiani või kus see läbi saetud on. Aga tegelikult, kui me teda niimoodi kahes ribas kõrvuti ei tee, niisugust laia, siis Kairite arvast ongi hea niimoodi, et siia saab panna kõrval ära mingid asjad, mida ei kasuta hetkel. Näiteks kui siit poolt lõikab mingid potid, asjad, kausid, mingisuguste porgandikuubikutega, sibulad, asjad ja siin pool lõikab samal ajal ja siis saab kausid tõsta siia kõrval ära. Või siis saab siit minu poolt, eks ole, kahekesi kõrvuti midagi lõigata, kui vaja, kui just parasjagu palju ei saja. Aga jah, siit poolt saab teha niimoodi, et on pea ja kerega enamasti ka kile all sealt sinu poolt. Aga nüüd midagi. Nüüd laseme siis tummise kruviga selle siia kinni ja vaatame pärast lood ka peale, et ta jääb meil enam-vähem. Nii, väga hästi. Ja nüüd siit kuskilt teise puu külge sinna taha siis ja siis ta ei liigu ära nagu ja paika. No nii, ja mis siis siit tuleb? Räägi siis lähemalt juba. Et... Pan kirurgi kindlalt kätte. Jah, ma ei viitsi lihtsalt käsi pesta külma veega pärast. Kartulikotletid, kartulipankoogid, ma ei tea, kuidas nimetada, aga midagi sellist. Ja näed kui hea, et tegelikult sai see pikemalt pandud. Siin on kõik asju täis nüüd. Et väga hästi. 2 tuge on siin all on ja ülejäänud on siis külgede pealt kinni. Ja kui vaja, saab teha tuuningu siia vahele ka veel väikse juurde. Kui siit niimoodi vaja veel midagi veel lisaruumi. Aga mis siis teed? Räägi kiirelt ära. Koorin ära, pesen ära, riivin ära, siis panen... Vaatan, kas ma võtsin üldse kaasa kõik vajalikku. Aga... tüng! Tahtis kohe sibulat esimese asjana võtta sealt. Aga küüslak, sibul, muna, jahu vist. Ma ei tea, ma pole kunagi teinud. Mul ei ole mingit retsepti. Ma võtsin asjad, mis kodus olid olemas lihtsalt. Ja no mingi retsepti järgi ikka tuleb, on ju? Ei, ma lihtsalt vaatasin enam-vähem, mis sisse peaks minema, aga ma ei tea, kui palju midagi panna, nii et... No vaatame siis, mis tuleb. Ja meie loom siin tahab aga sibulat võtta, aga pidi olema, et kes ei tea, meile üks vaataja ükskord ühe video peale ütles, et koertele on küüslauk ja sibul mürgis, et me ei teadnudki ka seda. Kassidele ka. Jah, koertele ja kassidele on küüslauk mürgine, et me ei teadnudki seda. Et nüüd me koerale nagu ei paku. No kui mingi toidu sees hästi vähe on midagi, noh, ma usun, pole hullu, meie elukas on tugev loom, aga niimoodi, et teeme talle kohe spetsiaalselt praesibulat või sibulasuppi või niisugust asja talle ei tee. Aga mingi kolin kostab siit tagant, mis siin toimub. Mis sa teed siin? Korja küttepuid parem. No, kiiresti tuli üles teha. Meil on see värk, et jälle kohe läheb pimedaks, nagu ikka meil need asjad on siin. Pime aasta aeg ja päeval on mingid muid toimetamisi ja jõuame alati siia niimoodi natukene ennem pimedat, et ma lähen otsin need puud, ma seekord ei filmi, mis ma nendest puude korjamisest filmin. Me tule juba alla ära ja siis on valgust ja sooja ja kardul on riivitud, mis sa siia sisse veel riivid, siis sibulat ja... Sibulat 2 tükki riivisin ära, ühe veel. Ma ei tea kogustest mitte midagi. Siis segad ringi, nii, sibulat. Ja mis siis pärast läheb, segad ringi millega? Muna läheb sisse. Ja küüslauk ka. Küüslauk, jahu, värk, kõik segad kokku ja siis läheb pannile. Vett on ka ja maitseained. Maitseained on sool, pipar ja mis see on?
mis see on siin? Ma tea, leidsin. Chicken and beef, okei. Ma arvan, et see sobib. Ja õli ka ja värki, okei, no vaatame. Nii, ja nüüd on maitseained ka sees siis ja tulevad niisugused nagu kotleti moodi asjad või noh, pannkoogi moodi asjad. Ja nagu sai öeldud, et ei ole mingi kindla retsepti järgi tehtud, kes tahab, leiab kindlasti internetist ka mingisuguseid selliseid retsepte. Me siin paneme nagu umbes kogused kõike. Ja noh, eks siis nüüd läheb kohe panni peale, sellepärast et tuli on siin juba, peame panni kuidagi sättima siia peale. Võib-olla need roikad siia kõrvale kraapima, et site peale panna. Aga noh, vaatame seda kohe, kui me küpsetama hakkama. Nii, nüüd läheb õliga kokku, pann lähevad panni peale ja riivsai. Ma algul arvasin, et läheb paneeringuks, tegelikult läks riivsai hoopis siia sisse. Ka segati juurde nagu, et vaatame siis. Ma lükkan selle lõkke natukene laiali. Niimoodi, et päris tule peale ei ole. Et nagu süsad oleks siis siin all, et lükkan selle siia, ma ei tea, kas siin kõrval põleb edasi või kui siia auku lükata. Äkki põleb, noh, nüüd on nii puntras koos, see vist ei põle siin edasi. Aga okei, meil polegi vaja rohkem, et meil siin sellest süsast vist jagub, siin on nüüd päris korralik süsa all. Et see asi ära küpsetada, et las need roikad siis olla siin. Liiga palju sai peale. Loomalila tilgub jälle ja. See tahab kõike saada alati. Paha loom, kui ta sööb toidu ära. Ei, no temal on oma toit ka, aga no eks ta saab ka maitsta jälle. Võib-olla siis vaata. Vist ei mahu rohkem kui 5 korraga või? Või läheb 6 ära? Maha. 6 korraga. Nii, ja tõstame siis selle asja siia süte peale. Ja vaatame. Väga kaua, no ei tea ka, kui kaua ta küpseda tahab. Nii, ilusti krõbiseb siin juba kõik. Ja keerame ringi vahepeal, vaatame, milline ta alt on juba. Ei tea ju täpselt seda kuuma siin, kui palju. Aha, veel ei ole, aga noh, pärast saame veel ringi pöörata siis. Aga niimoodi aeg-ajalt siis, ma ei tea, vahetame külge ja vaatame. Veel ei ole pruun või noh, pruunikaks tõmmanud. See on isegi servast natukene, need sealpool on rohkem sütt või kuuma all olnud ja see ka, okei. No vaatame, paneme kaane peale tagasi ja nii. Vaatame, kuidas see ilma valgusetega välja näeb. Lamp ära kustutada, siis on näha, mis siin toimub nagu. Muidu ei saa aru, et kus siin süsad ja mis. Et süsad on ilusti all siin kõik. Küpseb, aga noh, vahepeal peab lambiga näitama, sest et varsti enam ei näe. Siin on nii pime, see kaamera niigi hästi filmib pimedas, aga varsti ei näe enam, noh, mis siin toimub muidu. Ja Kairit teeb siin praegu küüslauku. Ja hapukoore sisse küüslauku ja siis selle küüslaugu hapukoore kastmega pärast neid siis sööme. Vot. Ja hakkab looma juba, et mõnusalt pruuniks kisub juba ära, ma keerasin siin ringi, varsti keerame veel ja nüüd laseme ilma kaaneta, et läheb niisuguseks krõmpsuks ära siis, et see pealt siuke koorik, siuke krõmps oleks äkki ja et kindlasti seest ära küpseks. Aga jah, pimedas näeb siis asi välja niimoodi siin praegu. Üks asi veel. Tegelikult ma tahtsin juustu ka panna, aga see ei kuju. No mis seal ikka, juustuga oleks kindlasti veel parem olnud, jah. Aga nüüd hakkabki seda lund sadama, mis pidi tulema, et miinuskraadid on. Näha on, mingeid helbeid juba tuleb, ehk siis ilm kisub jamaks ära, läheb tuuliseks täna öösel ja hakkab lund tulema ja siin ülehomme peaks minema jälle ilusti plussi ära. Ehk siis saab jälle õuetöid teha midagi. Nii.
ja proovime siis, ma võtan siit selle keskmise kohe, muljun nii-öelda väiksemaks, et on ilusti krõmps valmis. Noh, ei saa nüüd, me unustasime muidugi taldrikud ka jälle maha, et me peame siit samast oma metsapanni pealt seda asja sööma. Et paneme siia sisse. Väga hea. Väga hea on jah. Ja proovi ka. Annan sulle ampsu. No. Sa ei pea kõike suhu panema korraga, nagu mina panin. Väga hea. Tuli küll hästi välja ju. noh , ja tisu teile siis . Ilma retseptita. ja tisu . Et sulle ei jagu, jah? ei , ma lihtsalt ei saa kaamera ees süüa , sest mul on hambapõletik ja mu puisk näeb välja nagu täisnurk ja kolmnurk . Õigus, jah, me ei saa Kairitit näidata praegu, et ju hamster. sellepärast mul sall ongi ninani . Et tal on see paistes natukene hambavalust. Jah. natukene . Aga ega midagi, mina arvan, et mida me sellest matsutamisest ja söömisest siin rohkem filmime, on ju. Sööme ära ja uneme kodu minema, hakkab jahe ka sellest tuuliseks ja mõtlen siin vaikselt mingi lumehelbeid vahepeal juba tuleb. Ega midagi, proovige ka, aga leidke mingi retsept või tehke ka oma mingit leiutist. Ja kerge magama ära kratid ja davai, näeme järgmises. Kaamera enda varijad kogu aeg peale. Saab midagi hea nurga alt